Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd, kuidas Wooglappis siis küsitlust läbi viia. Mul on siin, ma olen sisse loginud, My Events, siin all on kõik siis minu küsitlused ja ma võtan praegu nüüd ühe, millel on ka osad vastused olemas, mille ma tegin Gustav Adolfi gümnaasiumi õpetajatele. Teen selle lahti ja vajutan siis siin, kuhu on kirjutatud How to participate, vajutan Start. Nii, ja nüüd mulle antakse siis link, mille ma saan saata osalejatele. Aga ma näitan teile ka kohe, kuidas siis osalejad näevad seda. Nii, nemad näevad siis sellisel viisil. Võin ka jagada QR-koodiga, kui keegi kasutab nutiseadmeid. Ja töö hakkab siis pihta niimoodi, et tegelikult osaleja minu ekraani nägema ei pea, nii et õpetajana mul ei pea olema näiteks nagu Kahooti puhul, et mul peaks samal ajal see asi lahti olema. Mina saan rahulikult oma seadmes seda teha ja vastajad siis oma seadmes. Nii, esimene asi siis, millises majas te töötate ja ma näitan ära, kuidas siin seda siis on võimalik seadistada. Et vastaja näeb siis siin küsimust, millises majas te töötate ja ta võib siis valida, näiteks ma panen erinevates majades, ta valib vastuse variandi ja vajutab Submit. Ja siis on siin kohe näha, kuidas siis need vastused muutusid. Mul on võimalik nüüd seda panna erineval viisil. Mul on võimalik panna nii, et on näha ainult küsimus ja vastuse variandid ja kuidas vastati näha ei ole. Siis mul on võimalik panna niimoodi, et see küsimus on nagu suuremalt ja all on vaikselt need vastuse variandid. Ja siis on siin, ma võin ka kaotada tulemused ära, et esialgu keegi ei näe ja siis ma näiteks avan need tulemused ja siis on näha. Et mõnikord see, kui ma näen, kuidas teised vastavad, võib mind mõjutada. Nii, läheme järgmise küsimusega edasi. Nüüd siis näiteks, et mis aadressil asub Kotsepuu maja. Ja siin on nüüd niimoodi, et siin on tegelikult üks õige vastus ja siis valed vastused. Et kui ma nüüd vajutan näiteks, panen oma variandi ära, ja nüüd siis õpetaja vajutab, et näita õiget vastust, siis nüüd näidatakse siis kõigile osalejatele, et kes vastas õigesti ja kes vastas valesti. Ja siis enam hääletada ei saa, et siis on see küsimus nagu lukus. Aga samas, kui ma tahan, kui ma uuesti klõpsan selle peale, ma saan selle ka uuesti lahti teha. Nii, järgmine küsimus on nüüd kaardi küsimus, leia Pärnu. Siin samamoodi ma kustutan praegu nii, et tulemused ei ole näha. Ja samuti ma saan siis määrata, et kas sellele saab vastata või ei saa vastata. Nii, praegu saab vastata, tulemusi näha ei ole, leia Pärnu. Ja ma pean pildi peal nüüd klõpsama, kus ma arvan, et see on. Nii, klõpsan ja vajutan Submit. Nii, siit close ja nüüd, kui ma siis näitan, kuidas kõik on vastanud ja näitan õiget vastust, siis osalejad ka näevad. Et need on nüüd need küsimused, mille puhul on olemas õige ja vale vastus. Järgmisena on üks selline skaalade küsimus, kus ma saan siis määrata, et kuidas mulle kevad meeldib ja nii edasi. Siis vaba vastus, et näiteks, et milline on teie lemmik töövahend. Ma saan siia mitu korda kirjutada, et ma lihtsalt trükin. No paneme näiteks Google Classroom. Nii, ja jälle lennutan oma vastuse siis ära ja siis on võimalik siit seda kohe ilusti näha. Ja mis on ka hea, et näiteks, et ma saan vajadusel, kui mulle see vastuse variant ei meeldi õpetajana, ma saan selle ära kustutada, et kui ta näiteks ei olnud sobiv. Ja siis ka sellele vastajale öeldakse, et sinu vastus ei sobinud, see kustutati ära. Ja vastuseid saab siis näidata sellise järjestusena, kus ma saan neid siis kerida, või siis ka näiteks sõnapilvena. Ja siis tuleb näiteks see, et siis on täpselt näha, et mida kõige rohkem pakuti. Ja jällegi, kui ma ei taha, et neid nähakse, saan ma täiesti näidata siis ainult küsimust. Nii, järgmine on siis arvutamine. 6+8 ma saan siia kirjutada või siis plussi ja miinusega neid arve muuta nii kaua, kuni ma arvan, et ma jõuan õige vastuseni. Jälle lennutan selle siis sellele vastuvõtjale. Nii, siis siin üks küsimus siin ka, kas tunned õpetajaid, siin nüüd praegu on pandud jälle see, et on kõik juba kontrollitud, aga ma saan siis selle jälle maha võtta ja nüüd ma siis pean lihtsalt valima, et kas ma tean, mis õppetooli õpetaja see on, et see on nüüd Gustav Adolfi gümnaasiumiga seotud, aga selliseid küsimusi seda tüüpi saab ju väga erinevaid olla. Siis on ka selliseid, et punktide puhul, et jaga ära, et sul on 100 punkti ja jaga ära. See oli päris keeruline küsimus tegelikult, sellepärast, et siin 100 jagada, mõelda nii ja naa, aga see lihtsalt ma tahtsin katsetada erinevaid küsimuse tüüpe.
Siis jällegi nüüd näiteks järjestamine. Praegu ütleb, et ta uusi vastuseid vastu ei võta, sest ma olen öelnud, milline on õige, aga vot siin on nüüd näha, et ma saan nüüd panna, nihutada asju üles ja alla, millal ma arvan, et need asjad on, ja kui ma olen enda meelest selle kõik paika pannud, siis vajutan submit ja nüüd, kui siis õige vastus avatakse, siis on näha, et minul ei õnnestunud nüüd mitte miski, et ma vastasin kõigele valesti. Nii, täida lüngad, jällegi, Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor ja nüüd ma saan siis kirjutada, näiteks kujutame ette, et ma direktorit tean, on Henrik Salum, aga õppejuhti ei tea ja panen siis submit ja jällegi nüüd on näha täpselt siis, kuidas vastati, et kui mina näen, mis mul läks õigesti ja mis mul siis läks valesti. Nii, siis on võimalik ka teha, nii nagu ma ütlesin, et selliseid nagu brainstorminguid, et mul on pandud siia siis erinevad need kategooriad, kuidas näiteks muuta Kaag paremaks ja ma saan siis valida, et näiteks kui ma tahan siin koolipäeva osas, minu mõte näiteks, et alustame kell 10 ja siis panen hopsti submit ja siis pannakse mulle see siia vastavasse siis lahtrisse. Ja mina jällegi siis saan neid näha niimoodi kategooriate kaupa ilusti või siis antakse nad mul sellise, nii nagu nad siis sisestati, lihtsalt värvide kaupa. Ma saan ka teha nii, et ma võtan lahti pärast arutlemiseks ainult siis mingi ühe kategooria, et ma ei näita kõike. Nii et, et ka selle, kuidas ma seda visuaalselt pärast kuvan, et selleks on päris palju võimalusi. Nii, ja nüüd kui siis mul on see läbi, siis ma näitan ühe asja veel, et tegelikult siin paremal pool all on ka selline võimalus, et ma saan nagu natukene küsida või chattida, et kui mul nüüd tekkis mõne küsimusega probleeme, et ma panen klõpsan selle peale ja kirjutan, et või tahan näiteks öelda, et väga tore tund oli. Kirjutan väga tore tund oli ja saada. Nii. Ja siis õpetaja kohe näeb, talle tekkisid siia siis sõnumid, messages, ja kui ma selle lahti teen, siis ma näen siis, et mida on siis kirjutatud või mida siis on arvatud, et tegelikult on siis võimalus ka kutsuda inimesi avaldama arvamust sellises vabas vormis või arutlema, et kui kellelgi tekib mingisuguseid mõtteid. Nii, aga nüüd, kui ma olen siis selle ära lõpetanud, siis selleks, et siit välja minna, vajutan ma siit alt exit ja siin all on tegelikult siis veel ilusti näha, et siin on võimalik mul liikuda küsimustele ka niimoodi, et ma lähen just selle küsimuse peale, mis ma parasjagu tahan, et ma ei pea minema järjest, siis siin on näha sõnumid, siis nii ma lähen siit sõnumite pealt korra ära, nii lähme uuesti siia küsimuste peale, siis on võimalik see ka panna lukku või siis teha lahti, et kas millelegi saab vastata või ei saa. Siis on siin, kui olenevalt nüüd näiteks projektori suurusest ma saan muuta seda suuremaks või väiksemaks, siis ma saan ta panna täisekraanile, siis on exit, see viib mu siit välja ja siis see näitab siis nüüd, kui palju mul siin parasjagu on sellele küsimusele vastanud neid, et selles küsitluses konkreetselt on mul siis 39 üldse olnud ja 13 on sellele vastanud. Ja siis on siin väike info ka, mille ma saan kogu aeg ette kuvada, kui keegi ütleb, et oi, ta ei tea nüüd, kus ta parasjagu peab olema, et siis ma saan siit seda näidata. Nii, aga ma lähen exitiga välja ja tegelikult nüüd on mul siis see küsitlus tehtud.